Tervist! Täna võtame ette kullaturu ja selle päris muljetavat tõusu viimasel ajal ja vaatame kaevandussektorit, sest seal tundub midagi huvitavat toimumas. Aluseks on meil üks analüüs kullabuum, kaevandussektori tõus ja tuleviku ootused. Kuld ise, üle $3600 untsist, tootlus ligi 40% sel aastal. Päris kõva sõna. Aga see põhiküsimus täna on, et miks kaevandusfirmad, kes peaksid ju kasumeid teenima, pole nagu sammu pidanud? Ja kas nüüd hakkab midagi muutuma? Uurime seda POFA analüüsi abil lähevalt. Just, see ongi natuke kummaline olnud. Kuld lendab, kaevandajad teenivad rekordkasumeid, aga investorid on olnud, ütleme, suhteliselt leiged, vähemalt võrreldes kullaga ennast. Aga nüüd paistab, et tuul on pöördumas. Jaa, see sentiment on tõesti muutumas. Üks hea näide on see Vaneki kullakaevandajate ETF, see GDX. See tegi hiljuti uue tippu, ületas lausa 14 aasta tagasi rekordi. See näitab ikka selgelt, et investorita huvi kasvad. Aga samas Bank of America POFA toob välja ühe huvitava nüansi. Kuigi raha voolab sisse, on kaevandussektori osakaal globaalses aktsiaturgude mahus umbes 0,39%. See on ikka tunduvalt vähen, kui näiteks 2011 buumi ajal, siis oli vist 0,71%. Aga vaata, globaalse kullasektori turukapitalisatsioon ise on kasvanud üle $550 miljardi. See on märkimisväärselt rohkem kui eelmistel tipphetkedel nii 2020 kui 2011 aastal. Oot, turukapitalisatsioon on rekordiline, aga osakaal kogu pirukast on ikka väike. Ja POFA ütleb veel, et isegi praegused hinnatasemed pole päris seal, kus nad ajalooliselt tipus on olnud. See kõlab natuke nagu, pidu käib, muusika on vali, aga tantsupõrand pole veel päris täis. Kuidas see klappib? Täpselt nii see ongi. Vaatame ühte näitajat. EV/EBITDA. See võrdleb ettevõtte väärtust tema kasumiga enne, intresse ja makse ja nii edasi. Sektor kaupleb praegu tasemel 11,0x, aga näiteks 2020 tipus oli see 15,4x, märgatavalt kõrgem. Või teine näitaja, hinna ja puhasväärtuse suhe, PVNA. See on praegu 1,88x. Võrdluseks varasemad tippud olid 2,27x ja 2,19x. Ja mis siin on põnev, see justkui annab mõista, et isegi praeguse tõusu juures võib neil aktsiatel olla veel kasvuruumi. Eriti kui kulla hind püsib ja investorite usk jätkub. POFA ütlebki, et kui kohandada need numbrid tänaste kullahindadega, oleks potentsiaal veelgi suurem. Nii et sinu jaoks tähendab see, et isegi kui kuld ise on kõrgel, siis kaevandusaktsiates võib veel peituda väärtust. Okei, selge. See seletab seda mahajäämust küll. Aga mis seda optimismi siis edasi võiks kanda? POFA prognoosib lausa $4000 untsist aastaks 2026. See on ikka päris julge pakkumine praeguselt tasemelt. Mis nende arvates peaks juhtuma, et nii kõrgele jõuda? POFA optimism tugineb suuresti ootusele, et USA keskpank Föderaalreserv muudab oma poliitikat. Täpsemalt, nad ootavad intressimäärade langetamise tsüklit. Ja mis on oluline, see võib toimuda aega, kui inflatsioon on endiselt kõrge. See kombinatsioon, madalamad intressid ja samal ajal püsiv inflatsioon, on ajalooliselt kullale väga hea olnud. See vähendab dollari atraktiivsust ja paneb investoreid otsima väärtuse säilitajaid nagu kuld. Kui see stsenaarium peaks realiseeruma, muutuks kuld võrredes näiteks võlakirjadega palju ahvatlemaks. Selge pilt. Niisiis, võtame kokku sinu jaoks. Kuld on teinud võimsa tõusu, hind on tugev, kaevandussektor on hakanud elavnema, raha liigub sinna sisse, turuväärtus kasvab, aga see võtmetähelepanek on see, et võrreldes ajaloo ja praeguse kuldhinnaga võivad kaevandusfirmade aktsiad olla veel suhteliselt, soodsad. Seal võib olla kasvuruumi ja analüütikud nagu POFA näevad kullale veel tõusu, eriti kui keskpangad peaksid rahapoliitikat leevendama hakkama. Just nii. See analüüs toobki esile selle olulise dünaamika, mis toimub kulla kuturul ja kaevandussektoris. Küsimus pole ainult selles, kas kuld tõuseb, vaid kuidas need investeeringud kaevandusfirmadesse sellele kõigele reageerivad. Kas see mahajäämus kaob ära? Ja siit sulle ka üks mõttekoht. Kui see POFA analüüs ütleb, et kaevandusfirmade hinnangud pole veel päriselt järgi jõudnud ei kulla rekordhindadele ega ka sektori enda suurenenud turuväärtusele, siis mis võiks siis olla need konkreetsed tegurid, mis investorid ikka veel tagasi hoiavad?
kas on need riskid, regulatsioonid, investorite enda käitumine. Ja mis peaks siis muutuma, et see lühe kaevandusaktsiate hinna ja selle optimistliku tooraine väljavaate vahel väheneks? See on see suur küsimus praegu.